Kas kaalud on otsustusvõimetu romantik? Mis on kaalude märgi sügavam tähendus? Tere armsad kuulajad, minu nimi on Margot, olen intuitiivne astroloog ja astroloogiaõpetaja. Selles videos ma avan sulle kaalude märgi sügavamat tähendust ja räägin kaalude energiast. Me kõik oleme mõjutatud ühel või teisel viisil ka kaalude sodjaagi märgist. Sodjaagi märgid on 12 erinevat energiatüüpi, mis tulevad meieni läbi päikese. Me võtame seda energiat vastu ja me jagame energiat ka välja. Meil kõigil on sünnikaardis mingisugune teatud elusektor kaalude märgi mõjutusega. Meil võivad olla näiteks mõned planeedid, mis on sattunud kaalude märki, kui me sündisime, aga kindlasti on meil kaalude märgis mingisugune teatud nii-öelda astroloogiline maja. Astroloogilised majad on meie loomisruumi sektorid ja iga astroloogiline maja sisuliselt sümboliseerib mingisugust teatud meie eluvaldkonda. Niisiis, me kõik oleme mõjutatud ka kaalude sodjaagi märgist ja püüan sulle siis seletada täna, mis on kaalude märgi ikkagi see sügavam tähendus. Tegemist ei ole klassikalise märgi kirjeldusega, vaid ma avan märgi sügavamat poolt. Kaalude märk peidab endas siis tasakaalu ja õigesti mõistmise õppetundi. Kaalude sümboolikas me võime väga sageli kohata kinni seotud silmadega naist. Mida see sümboliseerib? See sümboliseerib seda, et kui me vaatame seda maailma niimoodi avatud silmadega, siis me ei näe tõde ja meil on keeruline luua tasakaalu. Nüüd selleks, et me saaksime hakata nägema, milliseid valikuid me peame tegema, mis on see minu südametõde, siis meil on vaja panna silmad kinni. Sisuliselt me hakkame märkama silmad kinni seda, kus asub siis see tegelik õigluse koht. Kaalude märk, see, kuidas me seda kogeme, sõltub loomulikult meie hinge arengust, nii nagu see on ka kõikide teiste sodjaagi märkide puhul. Ja sõltub nüüd tõesti sellest, et kuidas me kaalude märki siseneme, et kas me siseneme sinna sellisel viisil, kus me ei ole teadlik iseendast ega ümbritsevast maailmast, või me siseneme sinna läbi armastava tarkuse. Sa võid ise ette kujutada, kui palju hakkavad need kaalud kõikuma sel juhul, kui me siseneme sinna märki ilma teadlikkuseta. Ja millist tasakaalu ja harmooniat me loome siis, kui me siseneme märki armastava tarkusega. Kaalude märgis me kohtume ka seksi ja raha probleemidega. Et selleks, et me saaksime hakata kasvama, tuleb meil esmalt kaalude märgis hajutada naudingute pilved, mis sisuliselt tähendab seda, et me treenime endas mitte olema sõltuv nii-öelda sellest välisest hiilgusest ja naudingutest, vaid praktiseeriksime rohkem ja rohkem iseendasse vaatamist. Kaalud ühel juhul esindab äärmusi ja meie need kaalukausid võivadki kõikuda ühest äärmusest teise, tarkusest rumaluseni ja vastupidi. Nüüd elu hakkab tooma meile läbi kaalude märgi siis tõenäoliselt sellist kogemust, kui me nüüd ei ole teadlik ja ei taha kasvada, siis see kogemus on seotud siis suure tõenäosusega sellega, et meie sellised heaolu ja naudingute pilved
lükatakse laiali, et meie ellu näiteks sõidab sisse mingi tragöödia, kus me ei saa enam niimoodi oma naudingutes mõnuleda, vaid me peame hakkama vaatama, miks mingid olukorrad minu ellu tulid ja mida ma nendest õppima pean. Ja selleks, et me saaksime siis hakata märkama, mis meie sees toimub, võib elu anda meile läbi selle kaalude märgi ka kogemust, mis tähendab üksildus, ehk me võime kogeda läbi kaalude märgi ka sellist pikaajalist üksilduse perioodi. Meil on vaja kaalude märgis jõuda sellise kerge loomuliku sisemise kasvamiseni, et mitte olla kinni ainult selles materiaalses hiilguses ja naudingutes, vaid hakata sisemiselt kasvama ja see võiks toimuda niimoodi kergelt ja loomulikult. Ja siis me hakkame läbi selle kaalude märgi mõistma, mis on siis need tegelikud elujuveelid, et need tegelikud elujuveelid peituvad meie enda sees. Veel üks kaalude märgi väga oluline õppetund on oskus teha otsuseid ja aru saada, et jõud on minu enda sees, et minu jõud ja tugevus ei tule väljastpoolt, see ei tule minu partnerilt, see ei tule minu töökohast, ükskõik millisest välisest elemendist, olukorrast, inimesest. Et kaalude märk õpetab meile oma jõu kasutusele võtmist ja otsuste tegemist. Kui me jääme kinni stereotüüpidesse, et räägime, et ma olen kaalud ja ma olengi otsustusvõimetu, siis me tegelikult ei kasuta selle märgi positiivset potentsiaali. Me oleme, võib öelda isegi ohvri rollis ja see on märgi negatiivne väljund. Kaalude märgis meil on vaja teadlikult praktiseerida otsuste tegemist. Kõik, mis on seotud meil eluõppetundidega, ei olegi lihtne. See ongi väljakutse. Ja meil ongi vaja need väljakutsed vastu võtta selleks, et kasvada. Ja läbi kaalude märgi me hakkame nägema, et kõik jõud ja ressurss on minu enda sees olemas. Ja me treenime sõltumatust välisest maailmast. See ei tähenda seda, et meil ei võiks olla väga hea ja püsiv paarisuhe, väga hea töö, kodu ja nii edasi. Aga küsimus on selles, mis tundega ma selles olen ja kas ma olen sellest sõltuv ja kas ma olen klammerdunud selle külge. Et me kaalude märgis siis õpime olema sõltumatu ja me õpime ise otsuseid vastu võtma, iseenda individuaalsust välja tooma. Kaalud on sodjaagi ringis ka seotud nagu vahepeatusega, vahemänguga. Kuna ta on 7. sodjaagi märk, 12. sodjaagi märgis, siis ta on täpselt seal keskel ja seal on see vahemäng. Ja see vahepeatus sümboliseerib siis seda, et kui me nüüd nii-öelda avasilmi tormame ringi oma elus igas suunas, siis me ei märka olulist ja me ei suuda eristada olulist mitteolulisest. Seetõttu kaalude märk õpetab meile korraks peatuma, et nüüd on peatus, nüüd on vahemäng, nüüd on vaja korra teha see stopp ja korraks panna ka need silmad kinni, siis me hakkame nägema olulist ja eristama olulist mitteolulisest. Selleks, et meil kasvaks läbi kaalude märgi see julgus ja võime otsustada ja eristada ja teha õigeid valikuid, siis sellepärast on see peatus ülioluline seal.
kui me seda peatust ei tee, siis meie need kaalud pendeldavadki ühest äärmusest teise ja meile võibki tunduda, et minus ei ole tugevust, minus ei ole jõudu ja ma jään ootama, et keegi teine midagi otsustaks, keegi teine valiks, aitaks mul valida, kuid nii kaua, kui me ei õpi ära kaalude märgi ülesandeid, me kogeme kannatusi, me ei ole tegelikult rahul sellega, kui teised meie eest otsustavad. Niisiis kaalude märgis me ühelt poolt õpime tasakaalu loomist, ühtsuse loomist, aga ka mitte sõltumist naudingutest, mitte sõltumist elu materiaalsusest. Ja me õpime otsuseid vastu võtma ise julgelt, enesekindlalt. Me õpime eristama olulist mitteolulisest. Kuidas sa saad ise seda kaalude märgi energiat tunnetada ja vaadata, kuidas siis sinu elus selle teemaga lood on, siis kõige parem on seda teha sel perioodil, kui transiitne päike läbib kaalude sodjaagi märki. Ja see on igal aastal perioodil umbes 20. septembrist kuni 20. oktoobrini. Just sellel perioodil jõuab meieni võimendatud kaalude märgi energia. Ja pane siis tähele, kus sa tahad, et keegi teine sinu eest otsustaks, valiks või kus sa tormad nagu orav rattas ringi ja sa ei suuda valida, millist teed pidi sa peaksid minema, kuidas rahuneda, kuidas tasakaalu luua, kuidas ühtsust luua. See aitab sul paremasse kontakti tulla endaga. Sellised mõtted sulle kaalude sodjaagimärgist ja kui sind kõnetab, siis kindlasti pane sellele videole like, telli minu kanal. Ma soovitan kuulata sul ka teisi sodjaagimärkide videoid, sest me oleme mõjutatud kõikidest sodjaagimärkidest ja sa võid saada enda jaoks olulisi taipamisi. Kui soovid tulla astroloogiat õppima või minu personaalsele konsultatsioonile, siis minu kontaktid leiad siit video alt. Olen sulle väga tänulik. Näeme juba järgmises videos.